Sõbrannaga kunagi arutasime, kuule see on jälle eelmise ämmaga seotud, on ju, aga arutasime ükskord sellist teemat, et ta ütles, et oi, et peab nagu, et läheb mehe vanemate juurde lähevad ja ta oli juba ette närvis, et ämma juures on nii õudne, et ta ei oska seal mitte midagi teha ja ämm ütleb, et sa ei oska isegi nõusid masinasse panna ja kõik ja mina ütlesin selle peale, et issand, milline fantastiline olukord ju, mõtle, kui lahe on ju, et sa sööd kõhu täis, ütled ämmale aitäh ja lähed lihtsalt istud diivani peal, kuna sa ei oska ja nõusid masinasse panna. Siis ta vaatas mind siukse näoga, ütles, et oota, mismoodi niimoodi, et ei, ma ikka proovin panna. Ma ütlesin, et oota, mina küll ei proovi, et kui ämm ütleb, et sa ei oska nõusid masinasse panna, et siis ütled aitäh, lähed istud diivani peale, hakkad lehte lugema ja ütled, et ma kahjuks ei oska nõusid masinasse panna, et pane kullakene, sina sa oskad ju nii hästi, on ju. Selliseks mina olen nii teinud, et kui mulle öeldi, et ma ei oska, siis ma ütlesin, et mul on tõesti kahju, et ma ei oska, aga tee sina, et sa oskad nii hästi ja läksin rahulikult, lugesin lehte. Sest see asi, et kui mida vanem inimene ütleb, et üsna ükstapuha, mis teised arvavad. Ma ei arva, et see tuleb enesekindlusest. Ma arvan, et see tuleb sellest, et ma ei viitsi tegeleda sellega, mida Maali minust arvab. Mul on enda asjadega nii palju teha, mul on vaja puusad hommiku tööle saada, mul on vaja poodi minna ja mul on vaja, et siis ma pean veel selle peale mõtlema, kuidas Maali minust arvab, siis saad aru, ressurssi pole on. Minule meeldiks, et see sama asi tekiks enesekindlusest, et tegelikult ma ei hooligi, mida inimene, kellest mina ei hooli, midagi arvab. Lähedaste arvamus on oluline, on ju.